Täna me räägime protsentarvutustest majanduses, ilma milleta ei saaks meie maailma rahaasjad töötada. Nende abil leitakse nii amortiseerimiskulusid kui ka investeeringute tulevikuväärtusi. Kuid enne vaatame, mis on protsent. 1% on 1/100 mingist arvust. Et leida mingi protsendi mingist arvust, jagame kõigepealt soovitud protsendi 100-ga ja korrutame seejärel arvuga. Näiteks 67% arvust A on 0,67 A. Taoliselt on ka 178% arvust A 1,78 A-d. Et leida mitu protsenti moodustab üks arv teisest, saame kasutada sellist valemit. V võrdub osa jagatud tervikuga korrutatud 100%-ga. Nüüd, kui oleme endale meelde tuletanud, mis on protsent, saame edasi liikuda lihtsamate protsentarvutuste juurde, millega me igapäevaselt kokku puutume. Müüja Malle teenindab tunnis 70 ostjat, müüja Tiiu 50 ostjat. Leiame, mitu protsenti on Malle töökiirus Tiiu omast suurem ning mitu protsenti on Tiiu töökiirus Malle omast väiksem. Esmalt leiame Malle ja Tiiu töökiirust erinevuse, mis on lihtsalt 70 – 50 ehk 20 ostjat tunnis. Seejärel saame hakata leidma, kui mitu protsenti on Malle töökiirus Tiiu omast suurem. Nüüd leiame, mitu protsenti on Tiiu töökiirus Malle omast väiksem. Nii saame vastused. A. Malle töökiirus on Tiiu omast 40% suurem ja B. Tiiu töökiirus on Malle omast 28,6% väiksem. Poes ostetakse piima, leiba, juustu, õunu ja mahla. Toodete hinnad on antud ilma käibemaksuta ning käibemaksumäär on 24%. Leida iga toote hind koos käibemaksuga, ostukorvi koguhind koos käibemaksuga ja kui suur on käibemaks kokku. Siin on toodete hinnad. Esmalt leiame hinnad koos käibemaksuga. Siis leiame ostukorvi koguhinna koos käibemaksuga. Leiame, kui suur on käibemaks kokku. Saame vastused. A. Hinnad koos käibemaksuga. Saame tavalised hinnad. B. Ostukorvi koguhind koos käibemaksuga on 16,74 eurot. C. Käibemaks on kokku 3,24 eurot. Juhul, kui me soovime pikaajalisemaid või kasvajaid protsente arvutada, näiteks liitintress, siis peame rakendama liitprotsendi valemit. S võrdub B korda sulgudes 1 + I astmes n, kus S on lõppsumma, B on algsumma, I on intressimäär ühe perioodi kohta ja n on perioodide arv. Selle valemi abil saame samuti vaadelda, kuidas liitprotsent kasvab. Nagu me graafikult näeme, siis see kasvab eksponentsiaalselt, ehk summa suureneb aja möödudes üha kiiremini. Liigume esimese liitprotsendi ülesande juurde. Jüri pani investeerimiskontole rahasumma 10 000 eurot. Kui suur on selle investeeringu tähtpäeva väärtus 2,5 aasta pärast ning kui suur on intress, kui poolaasta intressimäär on 15,5% ning intress lisatakse kontole iga poolaasta lõpul. Sama andmed. Algsumma ehk P võrdub 10 000 eurot. Poolaasta intressimäär ehk I võrdub 15,5% ja aeg ehk N võrdub 2,5 aastat ehk 5,5 aastat. Leiame investeeringu tänapäeva väärtuse. Seejärel leiame intressi suuruse. Saame vastuse A. Tänapäeva väärtus ehk S on 20 554,64 eurot. B. Teenitud intress ehk I on 10 554,64 eurot. Liigume järgmise ülesande juurde. Isik võtab kiirlaenu summast 1000 eurot. Laenu kuuintress on 10%. Intress arvestatakse liitintressina. Laen makstakse tagasi 12 kuu pärast korraga. Leida, kui suur on laenu kogusumma 12 kuu pärast ja kui suur on intress kokku. Sama andmed. Algne laen ehk P võrdub 1000 eurot. Kuu intressimäär ehk I võrdub 10% ja aeg ehk N võrdub 12 kuud.
Esmalt leiame kogusumma 12 kuu pärast. See on üle 300% algsest laenusummast. Seejärel leiame intressi kokku. Saame vastusteks A. Laenu kogusumma 12 kuu pärast on 3140 eurot ja B. Intress on kokku 2140 eurot. Liigume järgmise ülesande juurde. Investor paigutab 10 000 eurot fondi, mis teenib aastas liitintressi 8%. Mitu aastat läheb aega, enne kui investeering kasvab 100 000 euroni? Saame andmed. Lõppsumma ehk S võrdub 100 000 eurot, algsumma ehk P võrdub 10 000 eurot ja aasta intressimäär ehk I võrdub 8%. Kasutame liitintressi valemit, et leida periood. Jagame mõlemad pooled 10 000-ga ja võtame sellest logaritmi. Ja leiame N-i. Saame vastuse. Investeering kasvab 100 000 euroni umbes 30 aastaga. Loodetavasti on see video aidanud sul paremini protsentülesannetest aru saada. Aitäh vaatamast ja edu iseseisvalt protsentarvutuste lahendamisel!